aias? Kes aias, mis aias? Tere tulemast kuulama alushariduse taskuhäälingut, kes aias, mis aias. Mina olen Silja Järve. Ja mina olen Kätlin Tanin. Kes ja mis meil täna aias on, Silja? Eelmises saates avas Maire Tuul, et mis on muutunud või nüüdisaegne õpikäsitlus ning selgus, et lapsest lähtuv kasvatus on see suund, kuhu suunas see alusharidus liigub. Ta tõi välja ka selle, et algajaõpetaja või siis erialase hariduseta õpetaja ei saa kohe olla lapsest lähtuv. Ja nüüd Eesti Lasteaednike Liidu juubeliaasta tähistamiste viimastes saadetes keskendumegi ainult lapsest lähtuva kasvatuse kajastamisele. Ja täna on meil külas filosoofia doktor Marika Pukk, kelle elutöö, kui nii võib öelda, on olnud lapsest lähtuva õpikäsitluse uurimine ja parimate praktikate ülestähendamine. Ja tänane teemadering keerlebki siis ümber lapsest lähtuva kasvatuse. Tere tulemast saatesse! Ime armas. Kõik see, mis sa mu nool kolleeg ütlesid, see ainult rõõmustab mind, sest tõesti lapsest lähtuv kasvatus on kindlasti Eesti alushariduse üks perspektiiv, milleni me igaüks ja iga lasteaed peaksime jõudma siis lähiaegadel. Aga väga tore, saame siis alustuseks tuttavaks ka. Ja palun, kas te räägiksite oma teekonnast alusharidusmaastikul, et kuidas te siis ise olete jõudnud lapsest lähtuva kasvatuseni? Et no minu see teekond saab alguse tegelikult Rakverest. Ma olin Rakvere alushariduse inspektor metoodik. Olin seal siis kuskil 4-5 aastat. Minu tööülesanded olid praktiliselt ja ka sisuliselt lasteaedade kontrollimine. Mulle allusid siis muusika sektsioon, mulle allus juhtide sektsioon ja sõimeõpetajad ehk väikeste laste siis sektsioon. Ja mäletan sellest ajast siis seda, et mul nagu vedas selle ameti nimetusega, et no inspektor pidi olema ikkagi päris niisugune karm inimene, kes siis lausa keelas. Mina olin siis niinimetatud metoodik ja kõik see siis oli nagu natukene pehmem ja negatiivselt mäletan ma siis need öid, kui ma õppisin pähe kõik võimalikke metoodikaid, mis siis kõrgelt tihtipeale ka venekeelsete tekstidena alla tulid. Meil oli siis mingisugune sektsiooni nõupidamine ja ma pidin selle siis õpetajatele edasi andma ja ka siis vastavad metoodilised materjalid neile pihku pistma ja siis läksid mõned kuud ja mõnede kuude pealt läksimegi seda kõike kontrollima, kas need asjad olid siis niimoodi ellu viidud, nagu me olime neile siis nendele niinimetatud nõupidamistel ette kirjutanud. Siis läks muidugi niimoodi, nagu tänapäeva ilmselt mitte küll lasteaednikule, aga ühiskondlikus elus on tavaline, et mind koondati ära metoodiku koha pealt, jäi ainult inspektor ja õnn oli see, et mind kutsuti Rakvere pedagoogikakooli. Ja sellest on jäänud mul küll niivõrd suurepärased mälestused ja pärast siis Rakverest tulekut Tallinnasse saime me korteri Viimsisse ja selge see, nii nagu ütleb Uriné Bronferbrenner, et keskkondade muutus, nii nagu lapsele lasteaeda tulek on üks elu kõige suuremaid muutusi, nii ka minule mõjus see Tallinnast ära tulek ikkagi vägagi keeruliselt. See on see aeg, kui olid esimesed konkursid. Et mina olen kandideerinud Viimsi lasteaia direktoriks konkursi kaudu ja kui te tüdrukud saaksite lugeda seda minu kõnet, mida ma sinna tegin sellele konkursile, see on ime armas, sellepärast et ma olen rääkinud seal oma nukkudest ja oma isa-ema koduhoovist ja ma ei jõua siiamaani ära imestada, mismoodi mind nagu sinna direktoriks valiti, aga ilmselt ma suutsin vallavalitsusele siis niisugust sõnumit edasi anda, et nad just sellist direktorit enda juurde vajavad. Ja kui mina sinna direktoriks olin saanud, siis mind valdas meeletu, nüüd te saate jälle kuulda, hirm. Et mina ei oska selle lasteaiaga midagi peale hakata, sest tema oli väga kuulus, tema oli esteetika baas, siis Nõukogude Eesti perioodil. See oli võrratu, milline see piilupesa oli, et kes need pilte mäletavad. See oli just selline maja nagu Reggio Emilia pedagoogikale oleks vajalik, kus oli piazza ehk keskväljak, kus oli avatud ateljeed, kus oli koridorid, mis võimaldasid tõesti kõik võimalike niinimetatud õpiprotsesside läbiviimiseks keskuste loomist. Ja noh,
kuidas see siis läks, see läkski tegelikult päris abitult, et ega ei osanudki ja ikka jälle see, et mis ma teen ja kuidas ma teen ja nii ma ei taha teha, nii nagu ma neid metoodikaid seal pähe õppisin, eks ole, ja siis neid pidin nagu oma kolleegidele edasi kandma. Ja ma võtsin julguse kätte ja ma helistasin oma kunagisele alushariduse professor Taimi Tulvale ja ütlesin, mina ei oska, mina ei tea. Ja see läks päris hästi, sest Taimi Tulva kutsus mu kohe ülikooli. Ma mäletan tema kappi, see oli tema selja taga, ta tuhlas seal kapis paljude raamatute hulgas nagu professorid ikka ja ta võttis välja sealt raamatu Lapse piiramatu loovus, mille on kirjutanud Karin Fallini, kes on päritolult soomlanna, aga kes siis elas Rootsis ja kui Rootsi alusharidus jõudis sellisesse staadiumisse, et lapsed ja õpetajad ei suutnud enam dialoogis oma protsesse nagu avada, vaid tekkis niinimetatud vabakasvatus, siis Karin Fallini saadeti Reggio Emiliasse Põhja-Itaaliasse uurima ja seal lausa elama, mis pagana imet tehakse Itaalias, et seal siis selline maailmakuulus pedagoogika on välja kasvanud. Ja see raamat oli minu esimene nagu õpik. Ja nüüd vastus sellele, et kus see lapsest lähtumine. See tuli tegelikult sellest, et sealne õpetaja Amelia Gambetti ei rääkinud lastega ülevalt alla seistes, vaid ta kükitas nende ette ja see oli see pilt, pani mind mõtlema, et nii palju muutusi oleks vaja teha siis alushariduses. Ja siis muidugi ma pean kahjuks oma perekonnaga siia tooma, et mu soome keel oli väga, väga viletsakene ja siin tuleb jälle see mõiste, millest me teiega rääkisime, kogukondlikkus. Siis mu mees helistas Soome ühele naisele, kelle nime me saime siis teada tänu professor Taimi Tulvale. Selle naise nimi oli Anne Sjöholm, ta oli Villa Vincenti lasteaia juhataja ja minu abikaasa siis viletsas keeles, nagu meil kõigil tollel ajal oli, ütles, et Eestis on suur, tema ütles sõna pula või suur häda, et on vaja nüüd tulla lasteaedu aitama ja siis Anne Sjöholmist sai minu niinimetatud mentor, lasteaia direktor, kes siis tuli oma teadmiste ja kogemustega meile siis külla. Need esimesed kogemused olid sellised, Anne Sjöholm kutsus terve suure meie õpetajate ja kogu töötajate pere muidugi kutsus kokku, et ta palus ka saali kõik kokad ja tädid ja kõik muud inimesed ja siis tema rääkis, kuidas nemad seal elavad, et nemad teevad niisugusi mõisa õhtuid oma õpetajatele ja siis muidugi meie naised olid, mis mõisa õhtud ja mis asja on nüüd seotud selle mõisaga, seal alusharidus. Ja siis Anne Sjöholm minust targema juhina ütles, et me ei saa enam teha selliseid koolitusi, vaid me peame hakkama nagu töötama rühma kaudu. Ja siis muidugi saab koostöö Soomega alguse ja see lõpeb niisuguste hästi toredate käikudega, näiteks Kalmari kasvatusteaduste konverentsil esinesin ma esimest korda siis rahvusvahelise seltskonna ees ja rääkisin ühest väga toredast projektist. Esimeses reas istusid maas Soome Reggio Emilia ühingu juhid ja Elis Seinival veeresid pisarad. Siis ta tõusis püsti ja ütles Marika, et millal me kohtume, et me tuleme oma ühinguga siia piilupesasse. Ja siis nad tulid ja ka mitte ühinguga, vaid nad tulid Karin Falliniga, kellest ma siis jutustasin, kes oli see Rootsi raamatu autor. Ja sellest kasvas välja üks niisugune tugev koostöövõrgustik, mis kestis selle hetkeni, kui ma olin lasteaia direktor, siis hakkasid ju Eestis levima Johani Üdoneni väga selged lapsekeskse kasvatuse põhimõtted, mida mina ka tõsiselt uurisin ja mitmeid raamatuid läbi lugesin ja ka läbi kirjutasin ja sealt edasi siis kohtumine professor Jarmo Kinosega andis mulle sellise teoreetilise raamistiku lapsest lähtuva kasvatuse nagu teaduslikku põhimõtteid järgima ja neid siis ka püüdma rakendada oma argitöös nii lasteasutuse juhina kui siis ka õppejõuna. Aga tajusin, et ma olen leidnud omale kaasteelise, kes siis tahab mind suunata nagu Eesti alusharidusse tooma selliseid lapsest lähtuva kasvatuse nagu viise. Ja need esimesed siis märgid, mis ma tema silmadest ja ka meie kesisest soome keelest aru sain, oli selline füüsilise keskkonna muutuste jõud, mis oli siis piilupessa jõudnud just rahvuslike kõikvõimalike elementidega, olgu see siis voki
prügid või looduslikud materjalid. Ja teine muidugi see minu innustus, mida ma olen nagu alati tahtnud külvata nii oma kolleegidesse, siis alustades alushariduse õpetajatest, assistentidest, õpetajaabidest ja edasi siis loomulikult nendesse sadadesse tudengitesse, kellega mul on olnud siis võimalus dialoogis olla alushariduse erinevaid aineid siis läbi käies. Nii et kindlasti siis Jarmo Kinose isiklik eeskuju ja need dialoogid ja nii nagu ma alguses ütlesin, kui ma professoriga olin kohtunud, tuli minu postkasti selline raamat nagu Lapsed on filosoofid. Ja siis hakkas see minu küsimus iseendale ja ka väiksele ringile õpetajaskonnale, kes mu ümber olid, kes siis, kellega me hakkasime arutama, et kui Eesti on saanud taas iseseisvaks, see oli siis aasta 1994-95, et kuidas me peaksime edasi liikuma. See ring minu kui juhi ümber oli väike, aga need inimesed tõesti said aru, et me ei saa liikuda enam sellise kollektiivse kasvatuse põhivõttel, või me peame liikuma inimeselt inimesele, lapselt lapsele ja see võib-olla oli kõige suuremaks küsimuste ringiks, et kas tõesti üks laps võib olla sinuga dialoogis, kas ta võib olla filosoof, kas tema mõtet saab rakendada siis selles tegevuskultuuri, mis meil lasteasutuses on. Ja siis kindlasti, kui tulla veel tagasi sinna algusaegadesse, siis professor Kinos tollel ajal väga palju kasutas mõistet tegevuskultuur ja selle mõistega olen mina pidanud tegelikult, ma julgen siiralt tunnistada, et aastaid ise vaeva nägema, toetades läbi siis nii Jarmo Kinose oma teoreetilisi lähtekohti, kui siis ka tegelikult maailma erinevaid teoreetikud, eriti Pierre Bourdieu'd ja teisi, kes siis väidavad, et inimese haabitus on aeglane, aga igal lapsel ja igal inimesel on oma sisemine jõud, mida me just alushariduses peaksime väga selgelt toetama. Ja sealt siis loomulikult saab alguse selline sügavuti minek siis lapse juurde, lapse alarühma juurde ja selge see, et kui me räägime ikkagi alushariduse tegevuskultuurist, siis alushariduse tegevuskultuurist minu arvates enam me ei saa siis nagu võimupõhiselt ülevalt alla alati neid muutusi sisse viia, vaid me peaksime siis just lapse oma huvist ja lapse oma huvide ringist liikuma siis alushariduse uute õppimis- ja õpetamise ja lapse arengu siis tasandite juurde. Ja kokkuvõtvalt võib öelda, et tegevuskultuuri mõiste kätkeb endas siis võimu vähendamist hariduses, et pedagoogika on alati võimupõhine, aga et oluline on siis seda teha dünaamiliselt, kui me siis ühtseid ootusi või ühtseid reegleid siis alushariduses püüame kehtestada. Aga selleks, et üldse nagu sellest lapsest lähtuvast kasvatusest rääkida, oleks meil ikkagi vaja avada see mõiste ja saada sellest algusest nagu ühtemoodi üldse aru, et siis selle sees olla loominguline ja spontaanne. Et sellepärast ma küsikski selle suure küsimuse ära, et mis on lapsest lähtuv kasvatus? Kui me hakkame lapsest lähtuvat kasvatust nagu määratlema, siis me paneme sellele sellised raamid või piirid, aga et kui me lepime kokku, et me väärtustame last, me usume lapsesse, me laseme lapsel osaleda oma õppekasvatustööprotsesside suunamisel, me kuulame teda, me anname talle võimaluse ka ei öelda, kui ta ei taha mõnes protsessis osaleda ja me küsime temalt, et mis on need põhjused, miks sa mingites kas õpiprotsessides või projekti osades kaasa ei räägi, siis me jõuamegi jälle selle ühe lapseni ja õpime võib-olla ise siis neid üksikuid lapsi siis nagu mõistma. Nii et minu jaoks on lapsest lähtuv kasvatus Eesti alushariduse ajaloost välja kasvanud võrratu tänapäevast ühiskonda rikastav õppekasvatustöö viis ja ma isiklikult pean just pedagoogilisi projekte, mis on osa siis lapsest lähtuvast kasvatuseks, üheks olulisemaks teeviidaks praegult muutuste teel siis alushariduse rikastamisel
Eestis, siis Eesti alusharidus on piisavalt väärtustega raamistatud alusharidus ja võiks olla üks Eesti Nokia lausa, kui me need väärtused kaardistame ja nende väärtuste põhjal igas majas siis omale loome sellise lapsest lähtuva kasvatuse mudeli. Et mina oma doktoritööd pean üheks Eesti alushariduse lapsest lähtuva kasvatuse mudeliks. Minu Tampere ülikooli kursusekaaslased näiteks Elina Fonseen, Pia Roos ja mitmed teised teadlased on nüüd seda lapsest lähtuvat kasvatust ja pedagoogilist projektitööd siis hakanud siduma sellise osaluspedagoogika mõistega. Nii et minu jaoks on see üks tervik, mitte nad ei ole eraldi. Kuidas seda osaluspedagoogikat siis täpsemalt mõista? Osaluspedagoogikat saabki mõista võib-olla jälle Eesti kontekstist lähtuvalt niimoodi, et iga õpetaja saab ja võib oma mõtte demokraatlikult välja öelda, lähtuvalt sellest oma kultuurist, mis tal selles lasteasutuse rühmas on. Ja sama mudel kehtib siis ka lapsele, et laps osaleb. Et meie oma rahvusvahelises töörühmas, mille me moodustasime siis sellel hetkel, kui Tallinnas oli ESSERA rahvusvaheline konverents, oleme nüüd nagu seda osaluspedagoogika mõistet lahti seletanud iseendale ja oma väikesele ringile siis Eesti õpetajatele nõnda, et kui lapsekeskne kasvatus püüab luua lapsele tõesti mitmekülgse, huvitava, sisuka, hästi ettevalmistatud, kaasatud keskkonna, siis osaluspedagoogika on selline, kus lapsed ise loovad kõik need etapid, kus iga väikelaps juba siin esimestest lasteaiaaastatest püüab oma võimetele, oskustele üles ehitada sellise tegevuse, mis tema õppimiseks ja tema individuaalseks arenguks on kõige olulisem. Nii et osaluspedagoogika lähtekoht on kindlasti väga väikeste lastega ehk vanaaegse sõnaga sõimepedagoogika tasandilt siis liikumine ülesse koolieelsetesse rühmadesse, kus lapsed osalevad ise kõikides nii keskkonna loomise protsessides kui siis ka projektides, kui need, kes armastavad neid töölehtede tegemises, kõikides pidude korraldamises, et see osalus otseselt tähendabki osalemist, mitte midagi muud. Ja see nimi kätkeb seda, et lapsed osalevad protsessides. Kui meie räägime kaasamisest, siis ma püüdsin praegu lühidalt selgitada, et me oma lapsest lähtuva kasvatuse töörühmas ja võib-olla kõige ennem on seda mõistet alustanud avama Jarmo kinos juba 90ndatel aastatel oma tegevuses, aga nüüd Leena Robertson siit Middlesexi ülikoolist on just seletanud seda niimoodi, et see konkreetne osalemine on lapsest lähtumine, et laps saab seda vastutust tunda juba väga väikses eas. Ja siin ma saan nüüd ka välja öelda selle, mis on olnud mul üks tegemata töö, et kui ma alustasin õppejõuna, siis ma sattusin ühte Tallinna kenasse lastesõime ja mulle tundus, et kõik need lastesõime tegevused olid niivõrd primitiivsed ja siis ma võtsin seal niimoodi vaikides omale sellise ülesande, et ma püüan lastesõimede arenguks või väikelaste tegevusse nagu anda sellist värvi, et juba väga väikeses eas me püüaksime lastega teha projekte, et me annaksime neile seda vastutuse koormat, see on mul tegemata ja alati, kui ma kohtun oma kolleegidega, kellega ma avatult siis vestlen, siis ma ütlen, et head kolleegid, et kui teil on probleeme nagu projektitöö ülesehitamisega või need samad küsimused, mis te mulle praegu esitasite, siis seda kõike tuleb alustada väga väikeses eas, seda tuleb alustada siis, kui lapsed tulevad, need projektid on primitiivsed, see on vale sõna, mis ma praegu kasutasin, nad on lapse arengust lähtuvad, aga kindlasti need põhimõtted, et me töötame siis lapsest lähtuvalt, kasutades siis pedagoogilisi projekte, on väga-väga oluline alustada juba väga väikeste lastega. Ja veel üks näide ühest toredast Soome õpetajast, kes oli olnud pikki aastaid, ta oli naine 50+, ainult vanemates rühmades töötas, siis tema alustas sõime lastega ehk väga väikeste, tal oli isegi seal niisugusi roomajaid lapsi, sellega, et ta tegi rühmad
täiesti tühjaks ja hakkas lapsest lähtuvalt seda ruumi füüsilist keskkonda üles arendama. Ja see oli mulle ka nagu hästi suureks õpetuseks ja kui me seal rühmas käisime, kui lapsed olid näiteks 3 kuud olnud, siis seal oli tekkinud niisugune tore lauaalune, kus oli kardinad pandud ja siis väikesed vaatasid sealt välja ja siis oli akendel oli pandud juba niisugused huvi tekitavad riiulid erinevate värvidega, seal oli väga lihtsaid toredaid mänguasju, nii et see füüsiline keskkond nagu arenes koos lapse arenguga ja laps sai nendes protsessides ka osaleda. Mis on saanud näiteks takistuseks, et miks me ikka täna räägime veel lapsest lähtuvast kasvatusest ja see ei ole nagu veel tänasel päeval niimoodi rakendunud, võib-olla kui 90-ndatel see plaan ka on olnud teil? Kindlasti siis üks ongi see hirm, et teeme valesti, et me ei suuda võib-olla viia lapsi siis sellele tasandile, mida me eelmistel perioodidel Eesti ühiskonnas oleme saavutanud. Et mul on see olnud üks valusamaid nagu hetki minu pikas alushariduse inimese kultuuris, et ma olen vähe saanud seda arutleda Eesti nii teadlaste kui rohkem küll ka võib-olla õpetajatega, vähem alushariduse juhtidega, aga et kui minu niisugused pikemad dialoogid on olnud ikkagi nagu Soome just teadusinimestega ja nemad näevad seda probleemi ikkagi meie ühiskonnast tulenevatest probleemidest. Et me tuleme ikkagi niisuguseks väga pikast totalitaarsest pedagoogika kontekstist, kust selge see oli väga palju edumeelseid inimesi, aga selline ühiskonna nagu jõud nende üksikinimeste peale muutis ikka kogu selle välja sellise nagu nõukogudeliku pedagoogika tallermaaks ja selge see, et lähiminevik mõjutab inimesi väga pikki aegu ja nägin seda ka oma asutuses, et ka kui lahkusin Viimsi lasteaia juhatajaks, siis ei suutnud ma, nagu te ka siin ennem nimetasite, mitte kogu majja viia sisse sellist isegi mõistet lapsest lähtuv kasvatus, et võib olla mingil moel selline lapsekeskse kasvatuse tasand, kus rühm toimis kõik ideaalselt, kus kõik tehti hästi, kus teematöö näiteks oli juba suudetud sisse viia. Nii et ja see koos rääkimine ja koos arutamine, et ma olen viimasel ajal kasutanud seda mõistet, et nüüd on teie aeg ja see ei ole mitte mingisugune kohustus, aga kindlasti see on väljakutse meile, et meie ühiskond muutub nii suure kiirusega ja inimese ees on niivõrd palju erinevaid väljakutseid, et kindlasti ei tohiks seda maha magada seda võimalust, et meil on praegu antud selline lapsest lähtuva kasvatuse mudel, meil on võimalik teha projektitööd, seda tuleks rakendada ja seda tuleks rakendada, ma ise olen tajunud ka õpetaja enda pärast, sest ma olen kõrvalt näinud ja ka praegu modereerides siin mitmeid lasteaedu lapsest lähtuva kasvatuse rahvusvahelise töörühma kaudu, siis see on imeline, millised muutused tegelikult toimuvad. Et erilist rõõmu pakub mulle loomulikult pikaajalise koostöö partner Terakese lasteaed Tartust, kus on välja kasvanud väga tublisid koolitajaid, kes lapsest lähtuvat kasvatust praegu propageerivad. Ja teiselt ma olen nii suure südamega praegu nagu kaasas Toila Naerumeri lasteaiale, kes siis nagu Ida-Virumaa kontekstis püüab siis ka lapsest lähtuvat kasvatust ja projektitööd ellu viia. Ja sealne edu on jälle see, mis minuealist pikka aega neid protsesse nagu oodanud, suunanud inimesele ääretult suureks rõõmuks. Ja kuidas ma nüüd ütleks lühidalt kokku, et see on nagu ühe õpetaja, ühe lasteasutuse, selle lasteasutuse pedagoogilise personali, selle valla, selle maakonna,
meie Haridus- ja Teadusministeeriumi tublide innovaatiliste noorte inimeste võimalus, mida mina siis julgen teile ellu kaasa anda, et olen inimesena saanud rohkem, kui ma oleksin seda iialgi osanud arvata ja olen ka natukene püüdnud kaasa rääkida siis nendele muutustele, mis on ees, aga näen ka, et väga palju on juba nagu saavutatud. Nii et mitte midagi pole võimatut, ütlen ma veel kord teie vastuseks. On vaja üksikõpetaja tasandit, lasteaia tasandit, valla tasandit, on vaja ministeeriumi tasandit ja kui me koos seda kõike nagu teeme, siis lapsest lähtuv kasvatus kindlasti saab tuuled tiibadesse. Mitte üksikutes majades, vaid et see saab meie argipäevaks, meie lasteasutuse väljal. Ja kindlasti pean ma jälle nimetama seda Soomet, et me vajaksime ka toetavat materjale. Aga et see peaks jätkuma nagu dünaamiliselt endiste teooriate pealt, uute teooriate peale. Nii et see minu mantra, et nüüd on teie aeg, kõik need teoreetikud, kes räägivad lapsest lähtumisest, kes püüavad süvendada praktiliselt pedagoogilist projektitööd, ma soovin neile siiralt edu ja ma tahan, et see kõik õnnestuks ja et nad tunneksid ise ka sellest kõike sellist suurt rõõmu, kui nad ükskord on nagu jõudnud pensionikka. Et minu käest pole küsinud, et miks ma selle kinosega kogu aeg olen nagu kõik need aastad käinud, et see minu mõte oli, et Jarmo Kinosel oli selline teooria pakkuda, mis võiks sobida meie Eesti ühiskonda ja ka tema inimesena oli selline, kes mõistis meie ühiskondlike muutuste rada. Et see raamat Lapsest lähtuv kasvatus, mille me siis 2000. aastal välja andsime, et see on just sellel põhimõttel nagu üles ehitatud, et seal oleks taga selline teooria, mis sobiks Eesti nagu ühiskondlike muutustega ja seda me püüdsime siis ka nagu niimoodi avada ja leida omale kindlasti ülikooli maailmast toetajad, et ülikool annab meile selle teoreetilise raami. Ja nii nagu te väga ilusasti siin täna meie podcasti avasite, siis mina alati soovitan, et kui rääkida lapsest lähtumisest, kui rääkida pedagoogilisest projektitööst, et siis dialoogi Maire Tuulega, kellega me koos siis seda kõik oleme alustanud 90. aastatel, Maire küll alguses oma lastega lasteaeda, meie lasteaeda tulles, aga et see ei pea olema üksi Maire, vaid erinevad teoreetikud võiksid siis ka kaasa rääkida selles praktilises tegevuses. See lapsest lähtuv kasvatus on üks väga suur mõiste ja rääkides siis oma kolleegidega olemegi kogunud kokku või koondanud kokku mõned sellised lapsest lähtuva kasvatuse mõtted ja nii oma töödest kui praktikast ja ma olen saanud päris palju erinevaid vastuseid. Kuid kui seda koondit kokkuvõttes tehes, siis mingisugused asjad on olnud kõikidel nagu ühised. Ja palun sul siis vastata, et kas antud mõte on lapsest lähtuva kasvatuse kohta müüt või on tõde. Ja et võib-olla mõne väikese sellise nüansi või märksõna, kas lapsest lähtuvas kasvatuses on laps aktiivne tegutseja, uurija, vaba oma loomingulises väljendusviisis? Kindlasti seda mõtet ma väärtustan, sest kui me mõtleme näiteks väikelapse peale, siis lapsel hakkavad arenema nii liikumine kui kõne, kui kõik muud oskused ja seda tema aktiivsust maha suruda alushariduses, ma arvan, et see oleks tuleviku ühiskonna jaoks ääretult vale, sest me võtaksime talt oskuse välja ütelda oma mõtte, tahte liikuda kuhugi, nii et kõik need väited, mida sa praegu esile tõid, need on väga olulised ja kui ma lähen tagasi nüüd oma arengu ja oma siis ka lasteasutuse arengu juurde, siis neid mõtteid me püüdsime siis juba 90. aastatel vägagi nagu tunnustada ja püüdsime siis niivõrd kuivõrd ka nendel märksõnade juures väga selgelt nagu arutleda. Nii et selline deliberaalne siis demokraatia võiks olla jälle üks nagu kokkuvõttev märksõna nüüd sinu poolt pakutud võimaluste juurde, et ärgem võtkem seda siis juba alushariduses lastelt ära.
kas lapsest lähtuv kasvatus on alati lapse vajadustest lähtumine? No siin ma ei vaidle kindlasti mitte vastu, vaid ma siin tooksin nagu juba eelpool ka nimetatud sõna juurde, millega algab ka meie raamat Jarmo Kinosega, see on siis see lapse huvi. Et kuidas hoida last nende huviobjektide juures, mis siis tõesti seda arengut lapses nagu suunab. Et kindlasti on möödas need ajad, kus lapsest lähtuvast kasvatust nähti vabakasvatuse ühe vormina ja ka mind isiklikult on selles suhtes väga mitmedki korrad nagu püütud kas alla suruda või lausa nagu leida neid võimalusi, et mitte minuga dialoogis olla kui kasvatusteadlasega, siis praegusel hetkel ma arvan küll, et me peaksime lähtuma laste siis tegevuste ja lapse tegevuskultuuri suunamisel just lapse huvist ja kehtestame siis nii laste tasandil kui siis ka täiskasvanute tasandil, ma mõtlen siin kogu lasteaia töötajate peret ikkagi nagu ühtse vastutuse printsiibile ja ka ühtsele vastutusele. Nii et see vastutuse võtmine ikkagi väikelapse eas on lapsele, ma arvan, et terveks pikaks eluks väga suureks ja oluliseks kogemuseks. Tihtipeale kasutame ikkagi Eestis veel sellist nagu kogu rühmaga tööd. Me peaksime hakkama siis demokraatlikult kõigepealt võib-olla individuaalselt need erilised lapsed sealt välja leidma, otsima, nendega vestlema ja siis need ühtsed mõtted või ühtsed huvid liitma alarühmadeks ja siis need alarühmad räägivad oma tegevustest, oma siis probleemidest, oma mitteoskamistest kogu rühmale ja niimoodi see projekt aina edasi kulgeb ja kui me oleme seda veel kenasti siis kas linti võtnud või pildistanud või nüüd tänapäeval ju saab filmida ja kõike põnevaid asju teha, siis saavad õpetajad nüüd demokraatlikult lapsest lähtuvalt seda projekti nüüd kas uue materjaliga näiteks täiustada, uue õppekäiguga täiustada, uue külalisega täiustada, uue minekuga täiustada. Nii et nii võiks olla selline argipäevane rühma tasandil tegutsemine. Ja siis, kui on jõutud juba mingisugusele kas projekti vaheetappi, siis kindlasti oleks tore vanematele seda kõike näidata, et praegult on meil suurepärased digitaalsed võimalused, meil on võimalused panna rääkima oma seinad, uksed, koridori sissekäigud, nii et ma arvan, et need niinimetatud narratiivid või lood, mis kas ukse pealt vastu räägivad või mingitelt plakatitelt või seintelt meile lugu jutustavad, et need on tõendusmaterjaliks selleks, et kõik riikliku õppekava valdkonnad on kenasti täidetud. Ja mäletan ka neid etappe, kus näiteks õppejuhid või õppealajuhatajad, kuidas kuskil on siis ka kaardistanud, kui palju seda õppekasvatuste protsessi on täidetud, siis vaadates valdkonnad üle näiteks projekti seest. Ja ma arvan, et seegi on demokraatlik, et see ei ole siis selline niinimetatud kontrollimine, et võtta õpetajalt ära seda hirmu, et kas nüüd kõik kas on selles projektis näiteks õppekasvatuste valdkonnad kenasti täidetud. Nii et selline, kuidas ma ütlen, positiivne, suunav, julgustav dialoogi loomine oma õpetajatega on jälle üks demokraatia suur lähtekoht. Et niivõrd, kuivõrd olen ma seda juhatajana osanud, kindlasti saavad paljud mulle ka minu suhtes ka kriitikat teha, aga õppejõuna püüdsin ma küll nagu kõike seda, mida ma praktilises elus nagu valesti olin teinud, korrata korduvalt, et palun ärge neid vigu oma siis niinimetatud lapsest lähtuva tegevuskultuuri juures oma argipäevases töös korrake. Järgmine on siin kirjas nii, et lapsest lähtuvasse kasvatusse on kaasatud laps, õpetaja ja keskkond. Mina lisaksin sinna juurde kindlasti lapsevanemad ka veel, et selline koostöö lapsevanematega, et kui te algul minu käest küsisite, et kuidas see kõik alguse sai, siis ma arvan, et minu hoolekogu oli see, kes viis mind just nagu õigele rajale, sest ka minus oli niivõrd palju hirme, kahtlusi lapsest lähtuva kasvatuse nii propageerimisel kui selle elluviimisel, siis kõik need osapooled, mida sa nimetasid, on olulised, aga et me peaksime seda tegema nagu kogukondlikkuse põhimõttel.
lapsest lähtuv kasvatus eeldab heade suhete olemasolu ja meeskonnatööd ning lapse ja täiskasvanu vahel on partnerlus. oi tüdrukud, te rõõmustate mind, see kõik on nii kaunis, et see minu noore pensionäri põli ilmselt saab olema niisugune rõõmurikas. Et olen siis Naabermaa Soomes kolleegide kaudu üsna palju püüdnud endale selgeks teha positiivse pedagoogika seisukohti ja kuna siis maailm nimetab praegust muutust haridusteadustes ikkagi pedagoogika ajaks, siis ma arvan, et läbi positiivsuse, läbi dünaamilisuse, läbi teineteise mõistmise ja toetamise, tahes-tahtmata muutub haridussüsteem positiivsemaks, märkamine, kuulamine, kindlasti suunamine, motiveerimine, inspireerimine. Kõik need on need märksõnad, mis peaksid seda heasoovlikku pedagoogikat Eestis aina ja aina nagu ka sügavamale viima siis juurte. Meie arengulugu, kuidas me nagu alustasime oma muutusi füüsilise keskkonna loomiseks. See on see tegelik, kuidas see kõik alguse sai. Me hakkasime, nagu ma juba näite tõin, siis muutma koridore siis keskkondadeks, mis võiksid lastes tekitada huvi. Samal ajal muutusid ka need koridorid niinimetatud huvikeskusteks, nendele me andsime kõik võimalikke siis ka nimetusi. Seal me hakkasime tutvustama erinevaid materjale, nii et see oli tegelikkus. Kui ma 2000 sain oma magistritöö nagu lauale ja ka kaitstud, siis sellest võib välja lugeda tegelikult nagu hoopis teisi keskkonna mõisteid. Minu edu tollel ajal 90ndatest kuni 2000 aastani, mille põhjal see magistritöö on kirjutatud, sai alguse tegelikult psühholoogilisest keskkonnast. Et nii hästi kui halvasti see meil ei toiminud. See mikrokliima seal õpetajate vahel, laste vanemate vahel, see kõik on küsitav, sest mõelge, missugune aeg see oli. Aga ma ka tänapäeval julgen väita, et kui on väide, et me ei saa seda teha, siis kui me avame natukene ruumis silma ja näeme neid materjale, mõtleme võib-olla nende materjalide lugude peale, siis on võimalik siis luua lapsest lähtuvat arengukeskkonda minu meelest igas lasteasutuses. Ja teine keskkonna mõiste, mis mu magistritööst välja tuli, on mind jälle alati innustunud ja mida ma olen ka innustunult õpetajatele ja oma üliõpilastele rääkinud, oli see sotsiaalne keskkond, mis tegelikult kerkiski seal magistritöös üles, et kõigepealt psüühiline keskkond, siis sotsiaalne keskkond ja lõpuks see ilus, huvitav keskkond, mille põhjal jooksis siis tõesti kokku meid vaatama eelkõige siis Eesti Vabariik, soomlased, rootslased, väga mitmed külalisdelegatsioonid, mis rääkisid meie ajaloost ja siis seostest nende projektidega, mis tollel ajal siis lasteasutuses toimisid. Ja veel kord rõhutan seda sotsiaalset keskkonda, et kui me rääkisime siin sellist demokraatiast, siis nimetasin seda ja üldse ei häbene, et professor Kinos siis alguaastatel testis mind, kui palju on minus hirme. Ja ma olen ka kuulnud praegu, et nii noored kui heakad õpetajad tunnevad ääretult suurt muret pedagoogilise projektitöö ja samas ka siis lapsest lähtumise vastu. Et see hirm, laske lahti head, nii heakad kui noored kolleegid. Et kui te ise tunnete selle oma huvide, oma arengu suhtes nagu usaldus, siis lapsed muutuvad ka avatumaks ja kõik see hirm hakkab taanduma. Mulle tundub, me oleme küll poole peal oma küsimustega, aga peaaegu kõigile teisele poolele on ka juba nagu vastused saanud, aga igatahes uhkusega ma saangi küsida siis järgmise küsimuse, et õpetaja loob siis, et lapsest lähtuvas kasvatuses õpetaja loob õpiruumi ja kasvatuskultuuri, mis aitab välja tuua iga lapse arengupotentsiaali. Et siin siis võib-olla veel minna ajast tagasi, et mäletan neid esimesi projektitöö siis kogemusi, mis minu lasteasutuses
olid, et need olid jälle minule kui niisugusest tunnipõhisest metoodikast lähtuvale juhile ikkagi ääretult suured väljakutsed ja kui ma vahel olen kuulnud oma nende endiste õpetajate käest, et me tegime, mis me tahtsime, siis ma tahaksin nendele inimestele küll nüüd öelda, et nad võiksid ette kujutada, millist vastutuse koormat ma endal kandsin, kui näiteks kollaste liblikate projekti kaudu püüti siis tolleaegset õppekasvatustööd edasi viia, kui palju ma pidin võib-olla oskama seletada ära iseendale kõigepealt juhina, milliseid valdkondi või siis selles projektis esile tuuakse või siis rääkimata lastevanemate küsimistest, et millele toetute oma siis alushariduse elluviimises selles konkreetses tegevuses. Ja kui ma vaatan veel, olen ikka seal Viimsis ja vaatan sinna Viimsi kooli poole, siis te võite ju ise ka seda ette kujutada, millised vastukajad olid alguses Viimsi koolist, kui me alustasime ikkagi niinimetatud projektitööga. Aga siin ma julgen öelda, et projektitöö on kindlasti siis lähtekoht meie oma kasvatus põhimõtetest, mida on kandnud Johannes Käis üldõpetuse põhimõttelt ja nüüd, kui me võtame veel siis näiteks Maria Montessori inimkäsitluse, kus siis see lapsest lähtumine või laps ise kui isiksus väga selgelt esil on ja toome sinna siis juurde sellise dünaamilise erinevate valdkondade sidumise, siis tänapäeval võiksime me küll rõõmu tunda iga õpetajana, iga juhina, kui minu lasteasutuses pedagoogilised projektid, siis juba argipäevased õppekasvatustöö siis olulised lähtekohad on. Nii, lapsest lähtuv kasvatus on selline, kus lapsel on õigus olla õnnelik, saada kuulatud, avaldada oma mõtteid ja teha otsuseid. No minu üks niisuguse lapsest lähtuva kasvatuse suunaja on olnud Jarmo Kinose alushariduse muutumise mudel. Nagu me sellest oleme juba täna rääkinud, et siis muutused ei pea alati tulema ülevalt alla, vaid muutuste osal on siis väga oluline see isiklik vastutus ja ühtne vastutus ja sealt edasi siis võib-olla ka et selle mudeli põhiselt siis tihtipeale mudel üks oluline lähtekoht on laps. Siis mina Eesti ühiskonnast ja Eesti pedagoogikast lähtuvalt olen alati oma tudengitele ja ka koolitustel ja ka kolleegidega siis vestluses rõhutanud seda õpetaja osa. Õpetaja osa selliseks eeskujust säravaks inimesest, kes siis sellist rõõmsat olekut õppimisprotsessides suunab. Et ta ei ole selline käskija, keelaja, teadja, naine või mees, vaid et õpetaja on alati siis see, kes innustab lapsi niisuguse positiivse ja rõõmsa olekuga. Ja sealt siis kindlasti hakkabki vastu peegelduma selline usk sellesse, et töö tegemine on positiivne ja ka õppimise protsess on vägagi positiivne. Ja see saab alguse tegelikult selleks, et ma nimetasin juba sellist deliberaalset demokraatiat, kus meil on õigus, julgus, tahe oma mõtte välja öelda. Ja seda ma tahaksin siis ka väga edasi kanda sellise dünaamilise pedagoogilise suunamise kaudu iga õpetajani, iga lasteasutuse töötajani, alustades siis lasteasutuse juhtidest kuni siis ka tegelikult siis teiste töötajateni, kes kindlasti on osa kogu selle lasteaia kultuurist, millest me siis täna ka teiega rääkinud oleme. Järgmine küsimus on, et lapsest lähtuvas kasvatuses õpetaja on lapse tegevuse toetaja. Kindlasti, kui meie täiskasvanud tunneme enda kõrval toetavat ja julgustavat kas või silmapaari, nagu täna teie puhul, mina siin tunnen, siis kindlasti on lapsele see ääretult oluline, et kõikides õppimisprotsessides, tegevusprotsessides on ääretult oluline, et see toetus seal siis täiskasvanute poolt tuleks. Ja siis kindlasti ka suunata neid rühmalapsi teineteist toetama, et see teineteise toetus võib-olla lapsepõlves on
on veel suurema väärtusega, aga see jääb võib-olla meie pedagoogide üheks ülesandeks, et kui lapses on tekkinud meie suhtes aukartus, nagu tihtipeale meil tekib vanemate inimeste suhtes, siis kuidas mõni väiksem laps näiteks projektitöös saaks abi vanemarühma lastelt, et kuidas luua sellesse projekti selline kulgemine siis niimoodi, et kui projekt seiskub näiteks mingite asjade pärast, mida ei oska veel väikesed lapsed, siis näiteks naaberrühma tublisid tüdrukud või poisse sellesse osalema kutsuda, oleks minu meelest jälle niisugune nii sotsiaalse kasvatuse kui siis ühtse osaluse loomine lasteaia kultuuris või selles argipäevastes tegevustes, nii nagu lasteaed seda siis igapäevases elus oma majas näeb. Lapsest lähtuv kasvatus on selline, kus õppimine toimub läbi mängu, vahendid on keskkonda toetavad ja täiendavad. No kindlasti on mängul lapsepõlves siis ääretult määrav osa, et ma ei kujutaks nagu ette lasteaeda, kus mäng ei oleks siis väärtuseks number 1. Et mänguga seotud keskkonnad kindlasti on tänapäeval ääretult palju muutunud, et siin ma loomulikult hindan seda ääretult kõrgelt, et nii alushariduse eelarve võimaldab meil kõikvõimalikke põnevaid mängutegevusi, kaasaegseid internetimaailma kaasamist siis õppimisse, aga kindlasti tahaksin mina nagu mängu väärtustades rõhutada väga siis ka mängu seost kõikvõimalike looduslike materjalidega. Et me ei jääks ainult sellise tehismaailma kütkesse ja et laps ei võtaks ka lapsepõlvest kaasa, et mängides mänguasjaga on mäng võib-olla see, mis mind kõige rohkem arendab, vaid tulles tagasi oma lasteasutuse juhi siis tegevuskultuuri juurde, meenuvad mulle küll tänapäeval juba väga tavalised barbid ja muud tolleaegsed mänguasjad, aga mäletan seda tõesti praegu visuaalselt oma silmade ees, kuidas kõikvõimalike barbimängudesse ja ka hiljem siis veel teistesse uutesse mänguasjadesse sai lõimitud looduslikud materjalid, siis sellest kujunes nagu selline terviklik keskkond, mis andis lapsele nii käeletegevus siis seal mingite peenikeste väikeste looduslike materjalide kokkukorjamisel, kui sealt millegi loomise juures ja samas siis selline tehislik materjal andis jälle sellise uuendusliku lähtekoha, mis lapsele võib-olla on tema unistuste maailm, nagu võib-olla minu lapsepõlves mingisugused saksapärased nukud, kellel olid lokid ja kaunid kleidid ja mina pidin leppima näiteks sellise plastmassnukuga, kellel oli lihtne sitsiseelik. Lapsest lähtuv kasvatus eeldab õpetajalt loomingulisust ja head ettevalmistustööd. Olen jälle teiega sama meelt, aga siin kindlasti on vaja nagu läbi mõelda see, et kui me räägime lapsest lähtuvast kasvatusest, siis minu jaoks võib-olla kõige suurem väljakutse on ikkagi see, et me ei planeeriks asju niimoodi täht-tähelt ette, nagu minu põlvkond on seda kunagi aastakümneid teinud ja temalt on ka seda oodatud. Vaid me saaksime loovamalt ja julgemalt siis tõesti sellest lapse huvist, kas või hommikul nähtu põhjal või kunagi läbi elatu põhjal, kas siis projekti tuua sisse neid lapsest lähtuvaid teemasid ja et selline üleplaneerimine ja veel keerulisem nende plaanide võib-olla siis esitamine ja sealt nende esitamiste puhul tagasisideme saamine õpetajad nagu kammitsevana ei ole minu jaoks lapsest lähtuva kasvatuse üks nagu edasiviiv osa. Aga kindlasti julgustaksin ma alati siis rühmaõpetajate sellist tiimitööd, kus siis planeerimise juures ja läbimõtlemise juures, kas siis kolmekeisi või kahekesi, olenevalt siis millistest tiimides töötatakse, need asjad kõik läbi rääkida ja ühiseid siis projektitöö nüansse määrata
määratledes ja siis ka leides neid nõrkusi ja tugevusi, otsides siis abi, miks mitte siis kas kirjandusest või naaberrühmast või mõnelt lapsevanemalt. Nii et ma lapsest lähtuva kasvatuse just areneva õppekava ehk emergent õppekava juures näen ikkagi sellist spontaanset, loovat, ausat õpetaja tegevust, kus projekti suunamisel järgitakse kõiki häid pedagoogilisi tavasid, aga et sellist lapsele ettekirjutamist, kuidas asjad peaksid nüüd kulgema, ma isiklikult küll ei kiida kahjuks ja siin ma julgeksin nagu julgustada, et kõik need protsessid olen ma ise pidanud juhina läbi tegema. Et minu üks võti oli kindlasti see, et ma liikusin ääretult palju lasteaedades. Naised panid oma lasteaias alguses kindlasti kõige rohkem ja siis hiljem kui koolitajana juba teistes majades ja kõiki neid märkamisi me siis arutasime. Ja tore on, ma mäletan see, mida minu oma naised ütlesid mulle, et mul on see haraka pilk. Et ma märkasin, kui projekt oli seiskunud või seal oli siis kordusi või oli sisse tulnud liigselt palju kõikvõimalikke paljundusmaterjale. Oli jäänud nagu väga õpetajast lähtuvaks see niinimetatud lapse arendamise suunamine. Nii et toetan sellist spontaanset tegevust, aga selle eelduseks on, et meil on omavaheline usaldus ja et õpetaja just, mida te mul eelnevalt küsisite, ikkagi suhtuks oma ametisse suure lugupidamisega ja teadmisega, et lapsel on ees pikk õppimisaeg ja seda õppimisimu, seda tahet teada saada ei tohiks me alushariduses ära võtta. Aitäh, küsimused saidki otsa. Jaa, et ma väga tunnustan praegu nende küsimustele või õigemini neid vastuseid, mida te olete saanud siin oma podcastis, et see annab seda usku, et muutused Eestis on nii käega katsutavad ja need toimivad ja et nende üle arutletakse, et neid arutletakse avatult, nii nagu teie oma podcastis teete, see on just see demokraatia võimalus siis oma mõtte välja öelda, diskuteerida nende asjade üle, võib-olla veel kuskil kokku saada, uuesti neid asju arutada, nii et see annab sellise pika protsessi, mille kaudu siis võib-olla need puudujäägid, mida me tunneme kas siis oma rühmatöös, oma lasteasutuse töös ja ka laiemalt võib-olla Eesti alushariduses, siis need saab niimoodi lahendatud. Nii et kõikide nende teie poolt püstitatud siis mõtetega olen ma päri ja selge see, et nendel võib olla väga erinevaid tõlgendusi ja ma tahaksin ka väga loota seda, et lõpeb ära meil alushariduses see, et me nagu peaksime tõlgendama asju ühtemoodi. Et kui ma praegult olen saanud käia mõnedes maakondades nagu tagasisidet andmas pedagoogilistele projektidele, siis mulle on jäänud nagu selline tundmine, see võib olla täitsa minu isiklik tundmine, et need projektid on tihtipeale väga ühelaadsed, nad on kuidagi väga, väga ühtselt üles ehitatud ja selge see, et igaüks vajab nagu oma arenguteks mingit põhja või kuidas siis näiteks seda lapsest lähtuvat projektitööd nagu üles ehitada, aga siin me ei tohiks kunagi ära unustada seda, mida te väga ilusasti ka oma nendes põhitõdedes välja tõite, et kuidas selle üksiklapse huvi kaudu õppe-kasvatustööd siis Eestis edendada ja kuidas liita enam-vähem ühtsete huvidega lapsi alarühma ja kuidas siis need erinevad alarühmad omavahel saavad seda projekti edasi suunata, et see on see lapse tasandil olev demokraatia, kus laps saab siis oma projektis, kus on siis erinevad Eesti riikliku õppekava valdkonnad sees kaasa rääkida ja seda õppimisprotsessi ise suunata, see on see ise õppiv laps või õigemini, et see õpihuvi temalt tõesti mitte kunagi ära ei kaoks.
mina tänan nagu teid, Marika, selle tohutu inspiratsiooni ja selle pagasi eest, mis te täna meiega jagasite, kui ausalt, kui avatult, kui lahkelt. Ja et ma loodan, et meie kuulajad on sama inspireerinud ja kui nad lähevad tööle, siis mina tunnen küll kohe Siljaga, meil läheb siin, ma arvan, edasi mõteteks, kuidas teha, mismoodi teha, kelle poole pöörduda, kuidas oma hirmudest üle saada. Aga võib-olla see üks mõte, mida viia tänase 2021 aastal alusharidus inimesteni. No ma tahaksin kindlasti seda rõhutada, et me oleme ise oma kultuuri loojad ja et sina õpetajana, ükskõik kus sa Eestis elad või võib-olla sa oled läinud üldse Soome tööle või Rootsi või ükskõik missugust teiste EU-riiki, et sina oled selle lapsepõlve rikastaja ja et sinus on olemas kõik need võimalused ja sinus on olemas see oma kultuur, mida sa oled oma lapsepõlvest läbi kandnud ja kui sa seda suudad nagu süstida lastesse, siis ma arvan, et sa oled pedagoogikasse andnud nii seda oma identiteeti, kui sa oskad märgata tegelikult siis seda iga lapse identiteeti, kes sinu rühmas igapäevaselt tegutseb, nii et lapsest lähtumine on võimalus õpetaja arenguks, lapsest lähtumine on kindlasti võimalus kodanikuühiskonna muuta turvalisemaks, avatumaks, julgemaks, siiramaks ja ausamaks. Tänan teid samuti, et te leidsite selle aja ja selle nii-öelda viimase avaliku esinemise siis meie mikrofoni ees tegite, et suur aitäh teile. Et väga oluline on see teooria, see laiem pilt, see arusaamine sellest lapsest lähtuvast kasvatusest. Ja kuulajatele nüüd teadmiseks, et meid huvitavad ka need praktilised lahendused. Kuulake meie Marika Puki saate lisasaadet, kus tulevadki rääkima Terakese lasteaiast üks meeskond ja jagavad siis neid praktilisi vaateid, jagavad nippe, et mismoodi seda lapsest lähtuvat kasvatust praktikas rakendada. Aitäh kuulamast! Et mind olete teinud täna väga õnnelikuks. Suur aitäh teile! Aitäh! Kes aias? Kes aias? Mis aias? Täname, et te meid kuulasite. Hoidke silm peal ka meie Facebooki lehel Kes mis aias. Kuulata saate meid ikka läbi SoundCloudi, YouTube'i ning nüüd ka Spotify's. Vajuta julgelt endale sobivas kanalis kas telli, follow või subscribe nuppu. Nii jõuavad uued saated kiiresti ka sinuni. Kohtumiseni!